siis see sorteerimise selline kast ja kõigepealt ma küsin nende värvide kohta, ma olen neid värve näinud, neid pealkirju ka siin näinud, millisesse auku, milline jääde peaks minema ja ometigi aeg-ajalt ma olen ikkagi segaduses kuskil lennujaamas, mul on siuke asi, mis justkui ei sobi ühtegi nendest. Aga kõigepealt räägi värvidest, et miks need sellised värvid on? Ja kusjuures see on huvitav, et sa lennujaama mainisid, siis ma julgen isegi seda pilti näidata, et lennujaamas on selline sorter. Ahah, muu pragi. Et siin me ei näe ühtegi värvi, on ju. Et tegelikult, miks meil siin need värvilised kleebised ongi selleks, et igas keskkonnas, kus sa jäätmeid sorteerid, need on kokku lepitud värvikoodid, et sa näed sama värvi ja sa juba tead automaatselt, mis kuhu käib. Idee on selles. Idee siis on selles, et me programmeerime kõiki eestlasi ja kõik, kes me siin oleme, et meil jääks meelde näiteks, et kollasesse läheb plast ja metallpakend, joogikartongid, siis on biojäätmed ja on pruun ja must on segaolmejäätmed. Kuule, kes see sellised värvid kokku leppis? Miks ei ole biojäätmed rohelised? Mis pruunid on? Kusjuures see on hea küsimus. Ma ei oska ka sellele vastata, kuna tegelikult, kui vaadata see sisse, siis biokott on ka pruuni värvi tavaliselt, on ju. Et hea ettepanek, aga selline veebisait nagu liigitikogumine.ee, seal on lihtsalt need kokku lepitud märgistused, mida soovitatakse lihtsalt kasutada. Ma hüppan korra selle lennujaama pildi juurde ka. Näiteks, kui ma tahan kommipaberi kuhugi visata, mis asi see on? Kas on see plast ja metallpakend või on see üldine prügi? Mis on kommipaber või jäätsepaber, Ütleme nii, et pakendi seaduse järgi on tegemist pakendiga. Sest et see kommipaber või jäätsepaber on ju mingi toote pakendamiseks, sellest on pakendi maksu makstud ja võime panna pakendi avasse. Väga tore. Aga kui on ümbrik näiteks, kui sa oled saanud ümbriku palka, tahad ümbriku ära panna või ma ei mõelda ümbriku palka, ma mõtlen, sa oled saanud kaarti kuskil. No tehniliselt, kui seal ei ole muid materjali, siis on paber, läheb paberi avasse. Sellega, aga okei, ühesõnaga värvid on selle pärast, et me oleme niimoodi kuskil rahvusvaheliselt kokku leppinud. Väga meeldiv, aitäh. Nii, kuidas sulle tundub, kuidas sinule need värvid tunduvad, Helge? Kas sina jaoks on need loogilised? Sina, kui sa oled selle valdkonnaga rohkem tegelenud? Mis on loogiline? Vaata, kui on nagu kõigil ühtemoodi teada, siis on ju loogiline. Aga nüüd ongi, et näiteks haiglas on kollane ja on hoopis ohtlik jääda. Et see peab nagu mõtlema natuke. Ja need värvikoodid, kui ma natuke laiemalt mõtlen, et kindlasti ühest küljest aitavad, aga kui neid on erinevaid värve kuskil mujal ja see võib jälle ka segadust tekitada. Aga mida rohkem meil ühtemoodi on, loomulikult seda lihtsam on. Ühe korra jäävad siin need värvid meelde. Aga Priit Põldmäe on ka siin sisearhitekt. Ma saan aru, et see on siuke kuum teema, mida nõutakse üha rohkem neid erinevaid sorteerimise, kuidas me ütleme, neid kohti, ämbreid, paiku, mis iganes, et kui ma eeldan, et küsitakse päris palju juba, et sisearhitekti käest, et projekteeritakse see kohe sisse. Seal saab mikrofoni võtta. No nii on jah, aga antud juhtumil pigem trügis tuppa Siim oma sellise allikastiga. Ja kuna võib-olla see muu kontekstiga ei oleks nii hästi sobitunud, siis tegime sellele samale tehnilisele lahendusele vähe teistsuguse disaini, et see pilt tegelikult ei räägi siin väga palju, aga protsess oli päris pikk ja neid makette sai tehtud, et see asi ilusti jookseks ja nii edasi, et. Aga sa vähemalt aru saad, kui ma peale vaatan, need on kõik eraldi justkui need omaette silindrid, sa saad aru väga selgelt, kuhu miski asi peab minema. Ja mina ütleks, et sinna võib-olla isegi lihtsam panna kui sellisesse, kus on avad, et kuidagi seal nagu see eristub paremini. No siit see asi alguse saigi, et Siim oma selle kandilise asjaga siis, et nagu ikka tagasi alguse juurde tulles, et see kuidagi nagu ei seletanud seda asja lahti. Või lõppkokkuvõttes ega see kandiline asi tegelikult ruumi kasutuse koha pealt on büroos väga praktiline teistpidi jälle. Aga ütleme nii, et iga asi võiks olla ikkagi mõistlikus suuruses kommunikeeritud, et on kohe vaatad peale, suur, lakooniline, et ei pea seda kirja tegema selliseks disainerlikult väikseks ja piktorammi udu edevaks, et enam aru ei saa, mis see on, et. Jaa. Omalt poolt ütleks, et neid prügikaste ja lahendusi on oma jagu saanud näha. Ja siin muidugi on nüüd hästi eriline on see sama Longopack lahendus, aga ma väga soovitan mõelda nende, mis ümbris on, et kas nad on puhastatavad. Sest kui siin seda üritust ja raamatut ettevalmistuses ka Monikaga käisime erinevaid asutusi läbi, kui väga äge lahendus on nagu kuidagi musteräpane, sa hakkad intuitiivselt eemale hoidma ja paljud on mustad,
nad on raskesti puhastatavad ja vaata, siis ta hakkab nagu selle vastu töötama. Et selle peale tasub ka mõelda. Väga tore, aga Siim Silding ja Priit Põldmaa, aitäh! Me liigume siit paar sammu edasi ja siis me läheme juba järgmise paneeli juurde.